Teeme lühiintervjuu Pahv Openi võitjaga Jürgen Zopp. Õnnitlen sind esiteks. Mäletab vist mööda vist 12. turniiri võit ITF-id. Sa ise ei pea vist nii täpselt arvestust. Vist 11. Futures-sarja turniir ja ma olen ühe Challengeriga võitnud. No selles mõttes kokku siis, nagu, kui neid panna ühte patta, siis 12 ja kahe sõnaga vähemalt finaali ja poolfinaali järgi tundus, et tuli väga lihtsalt, aga kuidas tegelikult see tunne, kui keeruline see turniir oli? No esimesed 2 mängu olid väga keerulised, et mäng oli väga rabe ja selline, mängisin suht nagu passiivselt aga siis ma kuidagi suutsin oma mängu muuta, et ma mõtlesin järele, et kas ma nüüd jäängi siin nagu ajama või vähemalt mängin oma mängu ja ründan, et kas või kaotan nagu õiget tennist mängides, aga see taktika nagu töötas väga hästi, et tegelikult kohati jäin päris rahule oma mänguga, et väga hea oli eilne poolfinaal, täna esimene sett oli hea, teisel vahepeal tuli seal mõned pead sisse ja kokkuvõttes ma arvan, alates veerandfinaalist oli mäng hea. Kõik on oli eelkõige enda peas kinni? Jah, ütleme, ma kuidagi läksin esimesel 2 ringil lihtsalt väljakule vaatama, mis saab, et ei tohi nii teha, et tuleb ise tegema minna, eriti minu mäng on ikkagi serv ja kiiremad pallivahetused, ma läksin nagu liiga pikalt neid palle läbi mängima seal, et ma arvan, nüüd mul on hea meel, et ma võitsin nagu turniiri õiget mängu mängides, et oma seda serv ja eeskäsi ja selles mõttes rahule. Sisuliselt oligi, et poolfinaali peale sa kulutasid kokku vastast alistamiseks. Ma võin natuke eksida, aga see on kuskil maksimum 2 tundi kulus, nii et see ülekaal oli ilmne, aga eelkõige tänu enda heale mängule, sest tegelikult ka eilne poolfinaal vastane ei olnud ka nüüd kõige nii eelduste kohast kõige lihtsamate killast. Et võib-olla tänane vastane on küll edetabeli koha põhjal seal 1000 mängija, ja noor mängija, aga oled sa üldse kellegiga nendest, kellega sa nüüd see turniir kohtusid ka varem turniiridel vastakutel? Vist ei ole, jah? Üksikmängus ei olnud kohtunud kellegiga, aga selles mõttes ma teadsin enam-vähem neid mängumehi, kes mul vastu tulid. Ja ma teadsin, et kui ma oma mängu normaalselt välja mängin, et siis ma peaks neid võitma, aga alati nii ei lähe. Et selles mõttes head ma suutsin. Tänud, nüüd viimane küsimus sulle lähimate kuude, mis plaanid sul on, siis mis turniiridel osaleda ja äkki lühidalt? Järgmine nädal mängin Helsingi Challengeril wildcardiga, sain põhitabelisse, mängin Helsingi Challengeri. See on siis hooaja viimane turniir, siis on väike puhkus, nädal kuni 10 päeva ja siis hakkab järgmise hooaja ettevalmistus. Et järgmise hooaja algus on veel natuke ebaselge, kuna ma ei tea, kas ma saan Australian Openi kvalifikatsiooni peale, et pärast selle turniiri võitu ma olen suhteliselt lähedal, aga ma pean Helsingis veel 1-2 ringi võib-olla võitma. Et selles mõttes, mis võistlusi ma täpselt jaanuaris mängin, see selgub pigem jooksvalt selle kuu lõpus. Selge, suur tänu sulle intervjuu eest ja edu sulle edasises karjääris. Aitäh, Jürgen! Aitäh!